no tere, teeme siis täna teile Ämari korterist väikse videotuuri, et oleme siin korteri esikus praegu. Minu selja taha jääb siis niisugune uks. Tore on see, et siin on nagu topeltuks, et siis tuleb vähem müra läbi ja on niisugune helipidav lahendus. Vasakut kätt on meil kohe eraldi WC. Siit on kohe meil hea näha, et meil on korteri siseselt veetorud vahetatud, samamoodi nagu näete, on ka püstak vahetatud. Ja rääkides üleüldiselt majast, on siin enamik asju tehtud, fassaad korras, uus küttesüsteem, uued torud, uued kanalid. Lisaks ka korteris, nagu näha on elektrisüsteem ära vahetatud, korralik kilp siin. Aga liigume edasi. Kohe vaatame äkki paremat kätt siis, jah. Jääb meil elutuba, mis on päris ruumikes, nagu näha heledates toonides. Et kes seda videot vaatavad, siis näevad ka seda, et see korter on läbinud nii-öelda värskendusremondi, vahetatud elektrijuhtmed, uued põrandad, siin pandud uued laepaneelid ja kogu mööbel, mis siin videos näha on ja ka piltide peal, jääb siis uue omaniku kasutusse. Maakeeli saate selle endale kaasa, selle mööbli siis. Vaatame rõdule. Rõdu avaneb meil siis maja taha. Ja vaade on siis selline sisehoovi, et all on nagu näha, saab siis pesu kuivatada ja väike laste mänguväljak on siin. Aga vaatame siis korterisse edasi, mis siin veel huvitavat on. Siis on siin meil paremat kätt magamistuba, aga enne kui sinna läheme, siis näete, siin on niisugune väike kapinišš sees ja samamoodi hea on see, et on jäetud siis need kapid alles, osad võtavad välja, et niisugust kapiruumi idee poolest on inimestel ikka vaja. Ja magamistuba näeb meil välja siis selline, kus meil on, peaks olema äkki 160 voodi ehk. Ja vaatega siis maja teisele poole, et parkimine maja ees ja ümbruses tasuta. Ja kindlasti on teil huvi ka panipaiga vastu ja panipaik on meil keldris täiesti olemas. Et magamistoa kohta ka väga mõistlik suurus. Ruumi on, kokku on meil siin 46 ruutmeetrit. Ja nagu näete, siis see korter on meil läbi maja planeeringuga. Kui te küsite, kas siin on külm või soe talvel, siis pigem on siin ikka soe. Et seda külma probleemi meil ei ole. Ja meil on ju külgede peal on teised korterid ka, et igat pidi on soojuslahendus on hea. Aga vaatame ka siis kööki. Köögis siin on osaliselt meil uus tehnika, mikronahi, pliit, kahenahi, kubu, eks. Eraldi köök. Ja siis pesumasin siin all koos külmkapiga. Ei hakka seda külmkappi praegu lahti tegema. Aga selline see köök siin välja näeb meil. Ja samamoodi vaatega siis maja ette. Ja viimasena vaatame siis vannitoa. Siin praegu sundventilatsioon töötab, kuulete seda vohisemise häält. Vannituba plaaditud, dušikabiin, väike kapp asjade hoiustamiseks. Ja siin ka näha seda, et on vahetatud siis veetorud. Ja nurga taga väike kraanikauss. Vot selline see videotuur siis sai praegu. Kui teil huvi on antud korteri vastu, olge hea, võtke ühendust, lähme vaatama. Mis omalt poolt oskan öelda, et see tunne kuidagi on siin korteris hea, et ma ei tea, kas annab nagu ostjale midagi juurde ja mitte, aga tõesti üllatavalt ja kuidagi ebatavaliselt hubane on siin. Nii et kui on huvi, võtke ühendust, veel kord lähme vaatama. Aitäh vaatamast!